Selles videos suundume kaugele vulkaanilisele saarele, et otsida üht ookeani haruldasemast olendist. Hiiglaslik vikerkaare värviline homaar, kes peidab end teravate kivide ja ohtlike vete all. See tabamatu olend on midagi, mida enamik inimesi ei näe kunagi oma elu jooksul. Ja täna riskime kõige sellega, et see üles leida. Olgu mehed, praegu on esimene päev ja te teate, selle missiooni eesmärk on leida hiiglaslik vikerkaare värviline homaar. Selle väljakutse jooksul peame siiski toitu püüdma, et siin ellu jääda ja meil on mõned asjad, mis meid aitavad. Esiteks on meil usaldusväärne machete, see aitab meil loomad lahti lõigata. Meil on ka see harpuunpüss, see on hullumeelne. Vaadake selle värve, see on sisuliselt vaalhai muster. Siin on meie sukeldumislestad ja meil on ka mask olemas. Ja mehed, selles seljakotis on mul mõned salajased esemed, mida saame järgmiste päevade jooksul kasutada. Kui meil õnnestub leida üks neist hiiglaslikest vikerkaare värvilistest homaaridest, näitan teile siin sees midagi, mis ma arvan, et on täiesti hullumeelne. Hakkame seda rannajoont uurima. Hoiame pöialt, et leiame järgmiste päevade jooksul ühe neist hiiglaslikest loomadest. Olgu, kapten, lähme! Nii, te näete seal kogu seda virvendavat vett. Tegemist on tegelikult söödakaladega. Me sukeldume mööda neid ranniku ääri. Vaadake, kui hull see on, kutid. See ongi mäetipp ja see langeb kohe järsult sügavasse serva. Loodetavasti alustamegi siit kogu selle rannajoone ulatuses ja vaatame, kas leiame mõne neist hiiglaslikest vikerkaare värvilistest homaaridest. Nüüd pole mul siin kedagi abiks, et leida mõni neist hiiglaslikest vikerkaare värvilistest homaaridest. Mul pole ka süüa, nii et kuni ma mõne neist koletistest leian, pean ma sisuliselt ellu jääma ainult sellega, mida ise kätte saan. Mehed, see saab olema üks pöörane väljakutse. Alustame kohe siit sellelt hullumeelselt servalt. Lähme otse vette, hakkame mööda rannikut ujuma ja vaatame, mida leiame.
Olgu mehed, äsja tulime sukeldumast ja seal all oli hullumeelne. Ma arvan, et see peab olema üks selgemaid veekogusid, kus ma oma elus sukeldunud olen. Meil oli seal mõned veidrad loomad, kes tulid ligi ja meil oli päris raske mehed. Teate küll, selle väljakutse eesmärk on püüda hiiglaslik vikerkaare homaar. Lõpuks mehed leidsin midagi, mis annab mulle hea vihje. Leidsin madalast veest vana homaari kooriku mehed, mis tähendab, et homaarid on ilmselgelt sügavast veest madalamasse liikunud. Ja just, sinna me homme siimegi mehed, aga täna on meil vedanud, saime mingisuguseid loomi, vaadake selle asja värve. See peab olema üks kõige uskumatumaid loomi maal. Seda nimetatakse värvitud sweetlipiks, sest selle külgedel on kõik need pintslitõmbed. Ja selle suu sisemus on tegelikult erkpunast värvi. Need on siin saartel põhimõtteliselt põhitoit ja tegelikult väga head ka tulel küpsetatuna. Seda nimetatakse siin jackfishiks või kirurgi kalaks, kutid, ja nad on siin saartel põhimõtteliselt põhitoit, väga levinud ja uskumatult maitsvad. Neil on tugev välimine nahk ja nad on peaaegu täielikult kaetud teravate sakiliste ogadega. Üks hull loom, sest kuigi meil on need kaks ilusat kala, ei ole see hiiglaslik homaar, mida me vajasime. See on hea märk, et nad peidavad end seal madalas, ilusas selges vees. Aga see on toit esimeseks päevaks. Me teeme siin rannas tule üles ja paneme need küpsema. Teeme seda primitiivses stiilis koos mõne saare poisiga ja ma olen selleks väga elevil. Lähme! Siin on meil kaks erinevat kala. Ka viis, kuidas me neid küpsetame, on täiesti erinev. See kala siin on sweetlip. Me võtame sellelt soomused maha ja eemaldame sisikonna. See siin on tegelikult nahkkala, sest tal on nagu nahkne välimine nahk. Väga-väga imelik. Selle, et me nahka maha ei võta. Kui me selle ära küpsetame, saame naha otse maha koorida. Praegu võtame lihtsalt kiiresti sisikonna välja. Kogu sisikond välja, seda me ei taha. Meil on meie ilus kala, meil on siin kapten JR ja ta on tegelikult nende saarte kohalik ning sa näitad meile üht väga ägedat viisi, kuidas seda kala valmistada, eks? Jah, nii et sa juhendad mind, vend. Tee pulk, jah. Tee otsa hästi teravaks ja torka kala pulga otsa. Me oleme põhimõtteliselt lihtsalt ajanud selle kala otse pulga otsa. Ta on kogu koore pulga pealt ära võtnud. Meil on hunnik puid ja palju hagu all. Hakkame nüüd tuld tegema. Paneme oma kala kõrvale ja ootame, kuni see natuke ära põleb. Siis on ta valmis tule jaoks, sõber. See küpseb, sõber. See küpseb. Hei kõik, minge ja kirjutage kommentaaridesse, see küpseb. Meil on kala valmis esimeseks päevaks ja homme peame leidma hiidhomaar. Jah, vend, mida me selle kalaga siin teeme? Võtan kõigepealt naha maha, panen selle tulle, et kogu nahk ära saada. Selle kala nahk on väga kõva, nii et me põletame selle ära ja siis saame selle peaaegu nagu mantli maha koorida, eks? Jah. Okei, paneme selle tulele, vend. Ja kui see niimoodi küpseb, poisid, siis see avaneb ja näete, et kõik need lihased hakkavad seespool küpsema. Praegu anname sellele otsest kuumust. Ta on ühelt poolt naha maha tõmmanud ja nüüd teeme nii. Täpselt sama teeme ka teisele poole. Nii et näete, kala pole veel valmis, aga ta haaras sellest kinni ja saab naha lihtsalt niimoodi maha koorida. See on nagu suur lihataldrik, mille ma söögiks saan. Ja Jay, kui kaua nende küpsemine aega võtab? 30 minutit. See võtab umbes 20 kuni 30 minutit ja siis on nad valmis. Ja me saame neid aeglaselt keerata, eks? Jah, täna oli tõesti raske, aga vähemalt JR juhatas mind ühe kalaliigi juurde, kutid. Meil on kala juba küpsemas, aga tead, vends, me oleme siin hiiglasliku vikerkaare homaari jahil. Kuhu me võiksime minna, et seda looma püüda? Okei, homme leiame head kohad, kus see on. Mõned on madalas vees. Seal saab homaari suure kiviga välja tõmmata. Suur kivi. Okei, nii et peame minema sinna, kus on madal vesi, kus on suured kivid ja kus vool pole liiga tugev, sest täna oli vool liiga tugev. Jah, just. Täna on see päev. Nii, me oleme vihjed välja nuputanud, kutid. Kus need loomad peidus on? Sööme nüüd selle eine ära, vend. Ja siis homme hommikul lähme uuesti hiidhomaarile järele ja loodetavasti saame ühe neist kätte. Meil on kala juba viimased 15-20 minutit küpsenud, kutid. Vaadake seda praegu. Me võtame selle ära. Me serveerime selle kohe siin.
hea töö, vend. Meil on siin saartel olnud pöörane päev. See ongi see, mille nimel me siin oleme, kutid. Me pole veel saanud seda hiiglaslikku vikerkaare homaari, mida me tahtsime, aga meil on see ilus eine ja on ainult õige, et mina ja kapten jagame seda einet. Vend, millist teist kaadest arvad, et sulle rohkem meeldib? see siin? Hästi, proovime seda ja vaatame, kas see meeldib sulle rohkem. Aga see on magusuul, kutid. Me koorime sellel naha maha. Kas sulle meeldib nahka süüa? Krõpsud. Nagu krõbe nahk. Jah? Olgu, proovime ära. Lähme. Täiuslik, hea. Pole hea, jaa. Okei, mis hinde sa sellele annad 10-st? 10? 8, okei. Sellele anname 80, kutid. Nüüd läheme sinu lemmiku juurde, mis on nahkala. Selle liha on nii valge, vaadake seda. See on tõesti valge. Jah, see on lahe. Terviseks. Mees, see on jumalikult hea. Selle liha on ülipehme, kutid. See on mõnus ja helbeline. Pole mingit halba maitset. See on lihtsalt üliilus. Ja me hakkame seda kohe sööma. Ma annan sellele kindla 10-10, vend. Ma arvan, et see on üks parimaid kalu, mida ma kunagi saanud olen. See kohalik stiil, kuidas ta selle naha maha tõmbas. See on ilus. Homme peame selle homaari kätte saama. Jah, näeme teid homme vara hommikul ja me võtame selle suure kuti. Näeme siis. Tere hommikust teile! Ja täna, teisel päeval, ajame me taga hiiglaslikku homaari. Oleme just maandunud rannikul asuvale mangroovisüsteemile ja hakkame kohe varustust selga panema, et minna ülimale jahile. Kohe minu selja taga siin samas ökosüsteemis on nii palju elu. See on sisuliselt kasvuala väikestele kaladele, söödakaladele ja kõigele, mis peab tugevaks kasvama enne, kui nad lõpuks sügavasse ookeani liiguvad. Just sinna me jahile lähemegi, kutid. Kes teab, mida me siit mangroovisüsteemidest leiame, aga ma olen täna väga elevil ja te teate, et me leiame selle kuradi hiiglasliku homaari üles või sureme seda proovides. Kuulge, kutid, vihma sajab, aga see oli väga hea märk. Te nägite, kuidas me roomasime läbi nende mangroovide. Seal all oli hullumeelne ja me leidsime ühe korraliku homaari tüki. Kuulge, ma mõtlen praegu, et te nägite seal polnud eriti palju kive. Seal oli enamasti liivane, nii et me liigume natuke kaugemale ranniku riffi poole.
ja ma arvan, et just seal saab olema parim koht. Me otsime neid suuri kive, nagu kapten eile ütles, et me võiksime leida ühe neist hiiglaslikest vikerkaare homaaridest ja ma kavatsen selle juraka kinni püüda. See juhtub, kutid. Ma olen selleks valmis. Me liigume järgmisesse kohta. Jaht jätkub. Nii kutid, päike on lõpuks välja tulnud ja tundub, et nüüd on täiuslik aeg. Oleme tunde otsinud seda hiiglaslikku vikerkaare homaari ja mul on tunne, et kõik hakkab muutuma. Te teate, kui võtame selle Quick Revive'i, annab see meile energialaengu, uue elu ja loodetavasti leiame ühe neist hiiglaslikest loomadest. Lähme peale, sõbrad. Quick Revive tuleb. Lähme! Me saame selle hiiglasliku vikerkaare homaari käte. Me salvestame. Lähme. Tšiihu! Poisid, me tegime selle ära, kallid. Olgu, ma saan selle asja paati. See asi on hullumeelne. Jehoo! Me tegime selle ära! Olge vait, poisid. Vaadake seda. See on hiiglaslik kirju homaar. See asi on uskumatu. See on täiesti vikerkaare värviline, poisid. Ja see on sellepärast, et ta peaks sulanduma kogu selle ilusa korallrahuga, kus... Tule mu passipaadist välja, vend. See tundel on nii pikk, sellel on sõna otseses mõttes sarved. Need on tal otse näos. Neil on see välimine kehakate, mis kaitseb neid enamasti kiskjate eest. Neil on siin need jalad, kutid, mida nad kasutavad ookeani põhjas roomamiseks ja asjadest kinni haaramiseks. Kui ma panen oma käe lähedale, vaadake seda, see proovib kohe mu käest kinni haarata. Iga nende väike jalg siin on tegelikult kaetud väikeste karvakeste ja harjastega. See aitab neil vibratsioone tajuda ning samuti saaki ja muud sellist tunnetada. Ja need jalad on liha täis. Üks maitsvamaid loomi planeedil Maa. Ja ausalt öeldes ei jõua ma ära oodata, et seda maitsta. Hiiglaslik vikerkaare homaar. Meil on see käes, kallid sõbrad. Wuhuu! Nüüd, kutid, ma tahan teile selle looma kohta midagi näidata. Siin, te ilmselt kuulsite, kui ma seda vee all kinni haarasin, tegin ma häält. Ja see tegelikult... on tema tundlad, mis hõõruvad vastu tema nägu. See on kõige veidram asi üldse. Ja see kõlab peaaegu nii, nagu ta uriseks vee all ja üritaks põgeneda. Nad kasutavad seda suurt saba siin, mis on täiesti lihaseid täis, et end tahapoole paisata. Ja tegelikult just nii nad vees liiguvadki. Nad liiguvad tagurpidi, kutid. Ja see on sellepärast, et nad kasutavad oma silmi seal. Ja nad tahavad olla kiskja poole näoga. Ja need asjad, kutid, on üliharuldased ja maitsvad. Ma ei jõua ära oodata, et selle asja tule kohale saaks panna.
Te nägite eile, et meil oli ainult paar väikest kala ja täna saime hiiglasliku vikerkaare homaari. Lähme korjame natuke küttepuid ja paneme selle asja BJ-l küpsema. Siin on terve hunnik süütepuid olemas. Võtame mõned suuremad puutükid. Need viskame lihtsalt kõrvale. Me hakkame selle asja lahti lõikama ja puhastama, mehed. Näitame teile, kuidas me seda teeme. Ma ütlesin teile, et mul on seljakotis midagi salajast ja see on sellepärast, et me kasutame sellelt saarelt pärit ananassi ja grillime selle koos homaariga. See saab olema üks kõige pöörasemaid retsepte üldse. Ma lõikan lihtsalt otse alla. Jah, väljastpoolt. Issand, vaata, kui mahlane see välja näeb. Meil on meie ilus ananass, mille me just tükkideks lõikasime. See saab tulel nii mahlane olema. Nüüd puhastame oma hiiglasliku homaari. Keerame selle selili. Just nii, kutid. Lõikame selle lihtsalt otse keskelt pooleks. Vaadake. Üks lõige. Just nii. Tükid homarist lendavad igale poole, kutid siin saartel. Ma ei suuda isegi rääkida, ma olen nii elevin selle asja pärast. Ja see on hetk, mida me kõik oleme oodanud. Issand. Nüüd, see kõik on lihtsalt ilus liha ja võine peasisu. Oleme valmis selle otse tulele panema koos meie ilusa ananassiga. Vaata, kui uskumatult see välja näeb. Olgu, tuli on üleval. Kõik, visake see kommentaaridesse. Kommentaarid juba keevad. Me peame selle asja korralikult leegitsema panema ja kui see on tehtud, paneme homaari peale. Paneme selle otse peale. Meil on vaja teha mingi rest, mida saame homaariga kasutada, kutid. Nii et paneme selle üle tule. Paneme ühe täpselt niimoodi. Võtame veel ühe bambuse tüki. Täpselt nii. Nüüd see homar seal küpseb lihtsalt oma koores, poisid, hoides kogu selle ilusa niiskuse ja kogu liha, mis aeglaselt tule kohal küpseb. Ma lihtsalt teritan selle pulga siin ära. Lihtsalt ajan selle pulga kogu pikkuses läbi. Täpselt nii. See näeb hull välja. Nagu näete, hakkab see juba värvi muutma ja siis teadki, et see hakkab küpsema ja kõik mahlad seal sees hakkavad mullitama. Me oleme seda looma viimased päevad hullumeelselt palju tunde taga ajanud ja me saimegi ta kätte, mees. Praegu on meil küpsetamisel üks eksootilisemaid, maitsvamaid ja ilusamaid loomi. Ma ei jõua ära oodata, et seda proovida. Ma pole seda kunagi varem ananassiga söönud. See on täiesti uus retsept. Vaatame, kuidas välja tuleb. Ilmselgelt on see asi hiiglane, nii et keerame selle kiiresti ümber ja saame liha poolele mõnusa söegrillipinna ja siis peaks ta peaaegu valmis olema. Ta on kuum. Keera ta ümber. Issand. Näed, ta hakkab juba värvi muutma. Keerame ka ananassi veidi. See hakkab koorikut saama. Keerame teda natuke. Peaks hea olema. Saime homaari kätte. Otsime hea koha, kuhu see panna. Näeb hull välja. Ma panen selle lihtsalt siia. Olgu, kutid, meil on hiiglaslik homar otse meie ees ja see kaunilt grillitud ananass, mis on täiuslikult leekgrillitud. Võtame siit ühe suure tüki homaari. Kutid, see sabaliha on hullumeelne. Vaadake seda. See tuleb lihtsalt otse välja. Vaadake seda sabaliha siin. Natuke homaari. Paneme selle nahka. See on sama hea, kui elu üldse olla saab. Woohoo! See on olnud üks pöörane väljakutse. Mul on olnud hea meel teiega koos olla ja me oleme selle ära teinud. Siin on veel videoid. Ja ma näen teid järgmises Wade Papenfusi Offshore Tales osas. Näeme siis, kutid. Woo! Woohoo!